Tere, mina olen Aleksandra, olen 9. klassi õpilane. Tere tulemast kuulama Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Tänane külaline on meie kooli vilistlane, endine kooli õpilasesinduse president Laura Nõmmelo. Tervist! Tere! Millal lõpetasid Jakobsoni kooli? Kes su klassijuhatajad olid? Mina lõpetasin Jakobsoni kooli 2022. aastal. Algklassides oli minu klassijuhataja õpetaja Rita Moor ja põhikoolis oli minu klassijuhataja õpetaja Kristi Potter. No, praegu sa enam siin ei õpi. Kuhu sa edasi õppima läksid? Mitmendas klassis sa õpid? Edasi ma otsustasin õppima minna Viljandi gümnaasiumisse ja hetkel olen siis 11. klassi õpilane. Mis õppesuunal sa õpid? Mind väga huvitavad võõrkeeled, seega just valisingi võõrkeeled. Nagu mainitud, käid siis gümnaasiumis ja kuna meil nüüd hakkab see periood kohe varsti tulema, kus 9. klasside õpilased hakkavad gümnaasiumi sisse astuma, siis ilmselt neid kindlasti huvitaks see, kuidas gümnaasiumis õppida on. Et kas saaksid äkki palun sellest natuke rääkida? Gümnaasiumis õppimine minule väga meeldib, sellepärast et sa saad seal olla väga iseseisev ja soovitaksingi seda kõigile, kes päriselt tahavad õppida. Minule väga meeldib õppida ja just üks päev minu praegune klassijuhataja ütles mulle ka, et ta näeb, et ma õpin iseenda jaoks, mitte õpetajate jaoks. Ja jah, gümnaasiumis saad valida suunapõhiseid aineid. Mina olengi juurde valinud ka hispaania keele ja see ongi väga hea viis, kuidas sa saad enda tulevikku juba hakata ette planeerima. Sa pole nüüd 2 aastat siin Jakobsoni koolis käinud. Eeldan ka siis, et ei ole koolimajja sisenenud eriti pärast seda. Mida sa igatsesid kõige rohkem peale kooli lõpetamist, näiteks koolist lahkumist? Ikka vahepeal mõtlen nende armsate õpetajate peale, keda koolimajas sai 9 aastat nähtud. Mõtlen klassijuhatajate peale palju, vahepeal tuleb meelde, mis nad ikka õpetasid ja ütlesid, et iga lõpetajal olid enda huvitavad meetodid ja ütlused. Veel vahepeal kindlasti veider asi võib-olla, mida igatsen sööklat, sellepärast et gümnaasiumis on natukene teistsugune majaplaan ja see koolimaja on meil nagu väga, Jakobsoni koolis siis väga ilus ja armas. Missugune õpetaja siis, millist õpetajat sa kõige rohkem igatsed, kes sulle nagu kõige rohkem hinge läks? Oi, no neid oli ikka väga palju. Põhikoolist ma ütleksin, et tegelikult kõik õpetajad, aga Maila Visnap ikkagi, ma tunnen, et andis mulle väga hea nagu põhja matemaatikas ja praegu isegi, kui ma õpin laia matemaatikat, siis alati hirmutati, et see on väga hirmus ja raske, aga tegelikult minu jaoks see ei ole üldse raske. Võib-olla veel muidugi Tauno, kes on nüüd direktor, oli väga tore õpetaja. Jah. Igatsed veel midagi praegu? Kas või koolist või väljaspool kooli, aga ikkagi põhiliselt siis põhikooli ajast? Ma arvan, et ma igatsen seda, et sai hommikul tulla bussiga Jakobsoni kooli ja näha, kuidas päike tuleb puude tagant ja kehalise kasvatuse tunde staadionil. Näeme siis kooli ellu natuke sügavamalt sisse, et kui sa käisid siin koolis, siis sa kuulusid õpilasesindusse ning olid lausa president. Mida sa õppisid õpilasesinduses olles? Õpilasesinduses olles kindlasti kõik õpilased saavad harjutada koostööoskust. Mulle väga meeldis, et saigi erinevatest klassidest pärit õpilastega rohkem sõbrustada, kommunikeerida, et kuidas üldse erinevate inimtüüpidega suhelda. Ja veel kindlasti julgust sai harjutada, kui meil olid koosolekud, siis pidi teiste ees natukene rääkima, isegi kooli teiste õpilaste ees. Kas see, mida sa õppinud oled, on sind aidanud? Kui jah, siis kuidas? Elus üldiselt siis rohkem. Ma ütleks, et kindlasti on. Ma olengi märkanud seda julguse poolt siis.
näiteks kui praegugi peame tegema klassis mingeid esitlusi või sellist avalikku esinemist, siis mulle meeldib seda teha ja see tuleb mul ka lihtsamalt, kui tuli enne, kui ma õpilasesindusse läksin üldse. Kuidas oli olla president? Oli see amet kerge või oli raske? Mis selle siis selliseks, ehk siis kas lihtsaks või raskeks tegi? See on väga hea küsimus. Ma ütleksin, et üldiselt see nüüd tagasi vaadates, siis ma ei arva, et see oli väga raske, aga kui ma president olin, siis see tundus küll raske minu jaoks, sest et ma olen alati olnud nagu puhas viieline õpilane ja kõik õppimise kõrvalt veel õpilasesinduse kohustused tundusid sellel hetkel nagu nii suured, aga ma olen väga õnnelik, et see kõik arendas mind ja kindlasti andis mulle distsipliini. Ja üldse väga positiivne kogemus oli see minu jaoks. Mis olid sinu suurimad saavutused, olles õpilasesinduse president? Presidendiks olemise ajal me tõime tagasi öökoolid, mis meile väga meeldisid. Me saime veeta koos õpilasesindusega aega. See oli selline natuke preemia töö kõrvale, aga samas muidugi tegime ka tööd ja jällegi viis, kuidas natukene lähemaks saada oma vahel. Siis veel me astusime Eesti õpilasesinduste liitu ja sellega kindlasti ka õppisin, kuidas täita erinevaid dokumente, kuidas kindlasti ametlikku kirja kirjutada, sest et olen aru saanud, et see on elus väga oluline oskus. Ja jah. Kas sul oli ka mingeid raskusi, mis sul tekkisid, kui sa õpilasesinduse president olid? Kui jah, siis millised? Ma arvan, et alguses võib-olla oligi raske see, et mul ei olnud nii palju julgust ja ma kartsin oma ideid välja öelda, aga siis ma õppisin, et mitte ükski idee ei ole vale ja kõik, mis sa tahad teha, sa tegelikult saad teha. Ja ma arvan, et alguses kindlasti meil oli õpilasesinduses ka selliseid väikseid pingeid oma vahel, aga nüüd ma arvan, et see oli kõik seda väärt ja me saame nüüd kõik hästi oma vahel läbi. On sul ka mingisugust nõu anda tulevastele presidentidele? Ma arvan, et ongi see, et ei tohi karta anda õpilasesindusele võib-olla natukene sellist enda loomust või sellist natukene värvi. Ei pea alati kõike tegema niimoodi reeglite järgi ja võid luua uusi traditsioone. Et see on täiesti lihtsalt õppimise koht ja väga hea viis, kuidas saada uusi kogemusi, uusi sõpru ja julgust. Aitäh sulle! Aitäh, et saatesse tulid! Ja aitäh vaatajatele! Loodan, et saite meie vilistlase Laura Nõmmeloo ja natukene ka Viljandi gümnaasiumi õpilase elu ning õpilasesinduse kohta rohkem teada. Järgmise korrani!